Mul ei olnud üldse plaanis hakata teadvustama seda teekonda, aga üks päev ma sain ühe üliarmsa kirja oma jälgija käest, kes kirjutas ka, et on nii tänulik, et ma jagasin seda metformiini teemat ja enda PCOS-i teemat. Appi, ma pean leidma mingi rahuliku koha, kus seda vlogida. Ma olen kuskil raudteejaama külje peal, ma ennem parkisin ühe maja kõrval, nagu täitsa linna tänava peal, ma arvan, see ei ole nagu nende parkimiskohtade ala. Aga ma lihtsalt, ma olen nagu nii rõõmus ja ma mõtlesin, et ma seekord päriselt tahan nagu jagada seda teekonda otsest peale ja lihtsalt nagu väljendada oma tänulikkust. Ma ei teagi, kust kohast alustada. Äkki sellest, et nagu ma siin ütlesin ka alguses, ma jagan seda kõike, seda ei ole mugav jagada, aga ma jagan seda sellepärast, et kui kas või üks inimene siit saab abi või tema teekond lapse saamiseni on natukenegi kergem, ta leiab mingid suunised siit, võib-olla kuidas üldse alustada, mis arstide juurde minna, mis uuringuid vaja teha, siis ma loodan, et nagu sellest videost, mis ma siin filmin, on päriselt abi. Ja ma teengi sellest täiesti omaette video, mul küll tegelikult üks teine vlog praegu käib, Marta 10. kuu vlog, aga ma ei taha seda veel nagu seal jagada, sest see teekond on suht alguses, aga igal juhul tegelikult, kui te olete vaatanud mu vloge natuke pingsamalt ja võib-olla mingid märke üritan näha, siis ma olen suht selgelt jätnud mingi klipid sisse, mida ma mõtlesin alguses välja võtta. Näiteks mul on foolhape lihtsalt kohvimasina kõrval, et mul oleks iga päev meeles seda võtta. Miks võtab naine foolhapet? Selleks, et rasestuda, selleks, et beebi, kes võib-olla loodetavasti seal kõhus areneb, et tema saaks vajalikud ained kätte. Seda foolhapet ma olen võtnud nüüd siis viimased 2 kuud ja täpselt nii kaua me oleme tegelikult üritanud ka uue beebi ootele jääda, kuna Marta on lihtsalt nagu nii imeline laps ja elu temaga lihtsalt on nagu nii tore. Ja ta magab hästi, ta sööb hästi. Ta on lihtsalt nagu kõik, mida sa ootad ühelt väikselt beebilt. Ja kuigi see algus oli tõesti mega raske ja mingit osa sellest ega nägite mu esimeste kuude vlogidest, siis praegu ma lihtsalt nii naudin ja ma kujutan ette, et kui äge oleks, kui oleks veel siukseid beebisid meil ja meie soov on olnud, või vähemalt minu soov, loodan, et Miku ka, või no ma usun, et tegelikult Miku soov ka, aga meie soov on olnud saada väikse vahega lapsed ja sest me niikuinii teame, et me tahame mitut last, maksimum 3, et siis miks mitte see nagu kohe ühe jutiga ära teha ja tegelikult imetamise ma lõpetasin ka sellepärast, et mu tsükkel taastuks, et mul hakkaksid siis päevad uuesti, et mu ovulatsioon taastuks ja et ma saaksin uuesti jääda lapseootele. Aga nagu te teate, siis ka esimene rasestumine ei käinud niimoodi nipsust, ei käinud päeva pealt, vaid tegelikult ma hakkasin mööda arste käima. Ma käisin glükoositalusttestil, mulle määrati metformiin ravim, sest mul on insuliiniresistentsus, ehk siis keha nagu ei saa endaga hakkama ja nüüd siis tagantjärgi on ka põhimõtteliselt PCOS-i diagnoos, ehk siis polütsüstiliste munasarjade diagnoos, kuigi mul on tehtud ka munasarjade uuring. Selleks, et oleks polütsüstiliste munasarjade sündroom, peab sul olema tõesti nagu neid süste hästi palju see munasarja ümber nagu kaelakee. Minul on lihtsalt üksikud nagu süstid, aga mingi diagnoos neil on vaja panna, et haiguslugu lõpetada ja nad panid siis PCOS-i ehk siis polütsüstiliste munasarjade sündroomi, ma ei viitsi seda iga kord välja öelda, selle diagnoosi. Ja muidu ma käisin ravi saamas doktor Anne Kirsi juures ja ma tegelikult kirjutasin talle ka meili, et kas mul oleks võimalik uuesti vastuvõtule tulla, et me tahaksime väikse vahega beebisid ja kas tema siis näiteks näeb vajadust, et ma hakkaks uuesti metformiini võtma, sest tegelikult ju eelmine kord see mind põhimõtteliselt paari päevaga juba aitas, et täpselt ovulatsiooni ajal ma hakkasin võtma ja jäimegi rasedaks. Või no jäin, ma proovin seda meie vormi nagu mitte liiga palju sisse tuua, sest mina jäin rasedaks ikkagi, mitte meie. Ma panin teid lihtsalt siia armatuuri peale seisma, sest et mul on nii veider hoida telefoni käes. Ma nagu mõõdaks kiirust siin teie ääres, aga ma ei tee ju seda. Igal juhul ma kirjutasin doktor Anne Kirsile. Tema hetkel üldse vastuvõtt ei teegi. Tuligi automaatvastus lihtsalt, et ta ei vasta meilile ega telefonile ja seal oli kohe juures ka kontakt, et tema asemel teeb siis hetkel vastuvõtte naiste nõuandejuht doktor Pille Vaas. Ja juba nagu ta kirjastiil oli nii tore ja nii armas ja ma teadsin, et ma saan lihtsalt jälle nagu mingi imelise arsti juurde vastuvõtule ja nagu see, kuidas ta elas mulle kaasa, kuidas ta lihtsalt nagu julgustas mind, naeratas mulle. Minu elu kõige suurem ebakindlus on olnud mu kehakaal.
since, ma ei tea, 10-aastasest saati või isegi nagu nooremana, et ma ei ole kunagi kandnud mingeid nabakaid, ma ei ole kunagi olnud nagu see skinny pihv selles seltskonnas on ju, et ma olen alati olnud nagu see kõige suurem, kõige nagu paksem, kõige tüsedam. Jah, ma ütlen enda kohta neid asju, sest ma päriselt tunnen niimoodi ja see tegelikult täiega rusub mind nagu igapäevaelus. Ja siis doktor Vaas esiteks ta oli nagu mega tore, ta oli mingi mingi nagu selgitas kõik asjad ära, ta oli mingi teeme sulle selle proovi, siis sellest lähtuvalt vaatame, et kas hakkad metformiini võtma või suht ilmselgelt hakkan, aga et mis kogused on ju, et kas ma peaks mingit veresuhkrut hakkama uuesti jälgima, nagu hästi üliinimlikult seletas ära. Ja mis mulle nagu kõige rohkem hinge läks, oli see, et ta küsis mu pikkust on ju, siis ma olin mingi et mingi 167 ja siis ta küsis mu kaalu ja see nagu alati on siuke koht, kus ma lihtsalt mingi sest nagu ma kaalun päris palju ja see ilmselt paistab välja ka, aga nagu ma kaalun päris palju ja ma olen alati tundnud nagu mega süüd selle ees, sest et nagu ma ei jõhverda päevast päeva endale mingeid toite sisse, mingeid šokse, snäkke, muidugi vahepeal ma seda teen on ju ja nagu ma armastan magusat, aga tuleb välja, et PCOS-i sündroomiga sul ongi mega magusa isu ja su keha lihtsalt nagu aastatega lihtsalt su kehakaalu tulebki juurde, et see on selle nagu haiguse sümptom lihtsalt. Ja siis ma ütlesin talle, nagu ma olin väga piinlik välja öelda mu kaalu, et olin mingi, see ei ole üldse kõik hullem. Ma mingi päriselt mõtlesin, et hakkab nagu mingi suuri silmi tegema ja mingit nii palju, kuigi nagu mitte ükski arst ei tee seda on ja, aga ma täiega nagu põdesin. Mõtelge, minu kõige suurem hirm oli see, et ma pean ütlema oma kehakaalu. Ja siis ma rääkisin talle, mis ma teen iga nädal, et ma käin vähemalt 2 korda nädalas trennis ja kui ma ei käi, siis ma käin jalutamas ja ma ikka iga päev proovin nagu välja jõuda Martaga on ju, kui ta vähegi terve on. Praegu ta lihtsalt nii külm on ja ta on haige ka, et ma tõesti nagu proovin liikuda, ma ei istu päevad otsa lihtsalt kodus, ma ikkagi nagu teen ise endale süüa on ju ja ta nagu, ta oligi mingi, luges ette kõik need asjad, ütles, et mida rohkem, et sa saakski teha, nagu, et sa niigi palju käid trennis, liigutad ennast, sa teed ise süüa, sa magad hästi. Et nagu mida rohkem, et sa saaks teha ja siis ma oleks nagu juba seal peaaegu nutma puhkenud, ma olin mingi, ikka mõtlen, et äkki peaks rohkem trennis käima ja nii. Et oli minuga lihtsalt nii armas ja ma siin seda kohta otsides ka lihtsalt otsin pisaraid tagasi, sest et nagu nii vähe on vaja, et ühe inimese päev teha ja kuidagi minult seda koormat nagu õlgadelt ära võtta ka. Et ma kogu aeg tunnen süümekad ja ma kogu aeg võrdlen ennast teistega tegelikult, nagu oma peas ma ei ütle seda välja, aga ma alati vaatan, nagu mu sõbrannad on nii peenikesed, nad on nii fit, nagu nad lihtsalt näevad nii head välja. Siis tulen mina mingi 3 lõualotiga, lihtsalt nagu, et nagu ma ei sobi siia seltskonda, ma olen lihtsalt nii paks nagu reaalselt. Ja siis kui arst on mingi, aga sa teed juba nii palju, et sa oled nagu mega tubli. Nagu ütleski, et sa oled väikese lapse ema, nagu see, et sa üldse jõuad nagu normaalselt süüa ja liigutada, et see on juba väga suur asi. Nii et on lihtsalt nagu nii tänulik ja ta saatiski mind siis proove tegema ja tegelikult ta juba kirjutas metformiini ravimi välja ka, mille eest ma olen ülitänulik, aga ta helistab mulle, kui need proovide vastused on tulnud, et kui on mingid väga suured kõikumised, siis ma ei tea, kas ongi vaja mingit veresuhkrut uuesti hakata mõõtma, et mis kogust seda metformiini ma hakkan võtma, et kõik nagu sõltub sellest, mis on need proovide tulemused. Aga lihtsalt nagu, kui äge, kui arst teeb nagu nii südamega oma tööd ja ei pea vaevaks kiita noort ema ja kuidagi nagu elada talle kaasa, see on lihtsalt nagu nii äge. Ja ma olen nii tänulik, et meil on Eestis selline arstide süsteem ja et kliinikumis nagu töötavad sellised inimesed, kes päriselt hoolivad sinust, tahavad, et sul läheks hästi. Seda ma kogesin eelmine kord ka, et jah, alati on mingid huvitavad inimesed seal seltskonnas ka, kes võib-olla nagu nii palju ei armasta oma tööd ja võib-olla nagu nähvavad, aga ausalt neid on nii vähe, et see nagu see headus täiega võtab üle ja see on nii äge. Ja mõtlesin, ma tahan nagu jagada seda teekonda algusest peale seekord ja ma nii loodan, et sellest on kellelegi abi ja ma ütlen veel kord, seda ei ole nagu kõige kergem jagada mingi nutte kuskil internetis on ju. Aga ma tahan aastate pärast seda ise ka tagasi vaadata ja mõelda, et vau, nagu mis võimalused esiteks meil on. Arsti juures käimine on privileeg. Selliste arstidega koostööd teha on reaalselt privileeg ja ma nii väga hindan seda. Ja mu mingi visiiditasu oli mingi tühised 5 euri, nagu reaalselt ma mõtlesin, mul mingi 20 euri, aga see on vist see, kui sul on alla aastane laps, siis on 5 euri ikkagi sul visiiditasu, nii et nagu super. Ma olen lihtsalt nii tänulik, ma olen nii nagu
ajan lihtsalt õnnest üle ääre, et nagu mu probleemi võetakse tõsiselt, et mu soove arvestatakse. Ja ma ütlesin talle ka, et me tahaks väikse vahega lapsi saada, ta oli mingi jaa, et nagu muidugi ja teeme kõik, mis me saame ja ühesõnaga lihtsalt ma olen nii tänulik. Ja nüüd siis jääbki oodata lihtsalt testida vastuseid, mingid maksa ja neeru näitajad ja kõik sellised ka, et kui ma metformini hakkan võtma, et siis nagu sellest sõltub, mis see kogus on ja kõik muu ka, et ühesõnaga lihtsalt nii äge ja nüüd ma lähen vahetan lapsehoidja välja, lähen ruttu koju tagasi ja ma tõesti lihtsalt olen nagu üleni õnne täis. Ma olen nii õnnelik, ma olen nii tänulik ja ma nii väga armastan, et meil on Eestis selline süsteem, kus sa lihtsalt saadki nagu just broneerid aja ja saad paari päeva pärast arstile ja sinu mure võetakse päriselt nagu tõsiselt, et ma olen ülitänulik. Täna on 3. mai ja mul pidid äpi järgi algama üleeile päevad, aga siis üleeile ma nägin nagu hästi õrna nagu määrimist, nagu üliõrna ja see oli ka põhimõtteliselt ainult üks kord, kui ma seda nägin. Ja siis ma küsisin chatilt, et mis asi see on. Kuigi ma teadsin, et see võib olla see, et midagi siis kinnitus seal sees, sest tavaliselt kui mul ikka päevad hakkavad, siis ma saan nagu väga hästi aru, et need hakkavad. Ja ma räägin ülivaikselt praegu, sest et Marta on siin. Marta on küll ärkvel, on ju, aga Miku magab seal. Oih, seal. Me tegime vahetuse, sest Marta on hakanud kell 6 ärkama ja nüüd mina sain 8 magada, siis nüüd Miku magab ja siis me lähmegi kirikusse, nii et saame mõlemad välja puhata. Igal juhul. Ja siis mul oli siuke nagu hästi tugev aimdus, et ma pean tegema testi, kuigi ilmselt see rasedus on nagu ülialguses, kui seal üldse midagi on. Ja siis ma tegin testi. Nagu näha, siis see teine triip on nagu hästi õrnalt, on ju, aga ta on ikkagi olemas. Nii et mu sisetunne oli õige ja I am pregante. Yes, mama is pregante. Ja see ei ole nagu nüüd mingi mega üllatus mulle, aga ikkagi ma olen nagu väga rõõmus. Ja nii kui Miku ärkab, siis ma koheselt putru, siis ma räägin Mikule ka. Seekord ma ei hoia nädal aega saladuses. Nii äge. Ma arvan, et see võib olla äkki mingi 3 nädalat hetkel, ehk siis nagu väga algusjärgus, aga nii vinge. No nii, käes on 19. mai, täna on Marta 11 kuu sünnipäev ja mina lähen oma elu teisele raseduse kinnitamisele, mis on lihtsalt nii äge ja ma olen nii elevil. Ma väga loodan, et kõik on hästi. Muidugi väike babin on sees, nagu alati, aga ma usun, et saan juba näha väikest loodet ekraanil ja tema südameke lööb ja ühesõnaga põnev. Eelmisel ütlesin, et ma lähen lihtsalt arstile, ta midagi juurde ei küsinud. Mul kõik teavad, et ma käingi mööda arste praegu, et saaks rasestuda, nii et lähme siis vaatame, mis ämmaks räägib. Ja by the way, ma sain selle sama ämmaku juurde, kelle juures ma olin jälgimisel Martaga ka, ehk siis Aivi Kull, nii et lähme vaatame. Tuleb tõele au anda, et täna on väga soe ilm, 20+ kraadi, kuni 27 isegi lubab. Nii et see on ju väga tore. Ja mis värk nende parkimiskohtadega on, lihtsalt kliinikumis on nagu 0 võimalust sinna maja ette saada. Seega parksin sinna, siin on igal pool tasuline ka. No üks tänav on seal külje peal, kus on 2 tundi tasuta, aga sinna saamiseks peab sul olema täielik jackpot. Seega jalutan vastuvõtule, jõudsin natuke liiga vara, sest ma natuke sabinas. Aga pull oli see, et hommikul tuli emps läbi, et Martat õnnitlema 11 kuud ja nii. Ja Miku käis eile tätoveerimas. Ta tegi endale tammetõrud ja tammepuulehed on ja ta tegi 4 tammetõru ja ta jättis sinna veel nagu 1 koha, et meie unistus on saada 3 last vähemalt. Siis mu ema vaatab, et tammetõrust on mingi, nii armas. Ta saanud üldse aru, et kui tahaks küsin nagu, et 4 tükki, et mis see tähendab, siis Miku oleks kohe öelnud, aga võt, teile siin jagast mingi 2 euriga just sellise bluusi ka, ma panen siia screenshoti, sellega siis saadaks Marta Elvasse ideaalis neljapäeval, kui selleks hetkeks me ei ole veel öelnud, kuigi ma arvan, et täna õhtul lähevad Mare ja Pets ka, siis Miku näitab oma uut ätokat.
äkki nad selle pealt saavad aru. We'll see. Arstil käidud. Õues on jätkuvalt lihtsalt nii soe ja mõnus. Mina sain teada nii palju, et pärast rasedust ja imetamist on mul, rasedust ja sünnitamist ja imetamist on mu keha vist natuke trikke teinud, nii et mu menses nagu päris ära ei taastunudki. Ehk siis põhimõtteliselt, kui vaadata nagu kalendri järgi, siis saaks, et ta on 8-nädalane, aga ultrali näitas, et ta on 6-nädalane. Nii et ta peab veel natuke kasvama ja siis 2 nädala pärast tulen uuesti visiidile. Tulin üle 100 aasta jalutuskäigule iseendaga, sest mul on 2 nädalat nagu nii rets kuiv köha, nüüd on üle läinud lõpuks. Lähen homme trenni üle pika ja nüüd see lähen hulluks, kui ma kodus veel istun. Tegelikult praegult nagu ei ole üldse halb olla, kui siis väga õrnalt, nii et tegelikult mul ei ole vabandusi, miks ma ei võiks käia jalutamas või koguda igapäevaselt samme, kuigi täna ma sõitsin päris pikalt Martaga rattaga, siis tuleb ikkagi samme ka teha, sest muidu see keha lihtsalt aina paisub. Ja siis ma jäingi siin üksinda kõndides mõtlema, et ma ei mäleta, kui palju ma rääkisin sellest visiidist, et tegelikult natukene ikka ehmatas ka see, et beebi on alles 6-nädalane. Ma arvasin, et ta on 8, kui nagu menstratsiooni järgi arvutada, aga tundub, et keha on jah mingit trikke teinud siis, et ta nägi ilusti, mitme nurgalt vaatas, süda ilusti lööb, nii et sellega pole teemat, aga ma lihtsalt palvetan, et ta ilusti kosuks ja kasvaks ja ma usun, et ta seda kindlasti teeb ka ja ämmaks ütles ka, et enamikel ikkagi nagu väga suurel osal naistel, kellel on niimoodi olnud, ikkagi beebi areneb ilusti lõpuni välja ja sünnib tervena ja kõik siuke teema. Nii et loodame, et siis meie oleme ka. Või ma täiesti kindlalt usun, et me oleme nende hulgas, aga ma jätkuvalt nii retsid higistan, mul hakkab nagu ülikiirelt palav. Ehk siis mul ikkagi suht kindlalt on PCOS, mida arstid on ka pikalt kahtlustanud. Lihtsalt tore, et sellel on lõpuks nagu mingi kindel diagnoos, mitte mingi lihtsalt higistadki. Et see on ikka ebanormaalne, kui hullult ma higista, nagu palav mul on. Nüüd siukene väike update siis siia ja mulle ka väike meeldetuletus, et vea ennast jalutama. Tulin jälle siin üksinda jalutama ja siis mõtlesin, et oleks aeg teile väike update teha. Ise võtsin eesmärgiks kajastada seekord rasedust algusest peale ja siis lihtsalt ei tee seda. Igatahes mul on juba päris halb olla. Hetkel peaks siis rasedust olema 7+4 äkki. Ja teisipäeval, kui ma lähen, täna on siis neljapäev, et teisipäeval, kui ma lähen ämmaka juurde, siis peaks olema 8 nädalat beebil. Ja mul juba on väga paha olla, ma ei ole veel oksendanud, aga eriti hommikuti on väga rets. Ja siis, kui ma teen oma pärastlõunase tudu, kui Martaga magab, kui ma sellest ärkan, täiesti pekkis ja tegin eile näiteks teriyaki nuudleid, nagu ma armastan neid. Ja ma lihtsalt ei suutnud neid täna süüa. Ma sõin täna lõunaks 2 pasteedivaikut ja klaas piima, aga see on pigem hea märk, et on halb olla. Tere hommikust, kell on 7:45 ja mina ei tea, kes selle aja pani täna nii vara. No mina ilmselgelt, aga nagu I am unwell, mul on nii paha olla. Ma ei ole harjunud nagu enne 7 ärkama, aga lähme siis oma teise ultralisse. Täna peaks olema 8 nädalat ja ma juba väga ootan elevuse ja ärevusega, et mis täna saab. Aga ma usun, et juhtub parim ja väike tibukene on vahepeal kasvanud ja ma siin kuulasin pereraadiot ka ja lihtsalt rahunesin selle saatel, kristliku muusika saatel, alati hea mõte. Aga lähme siis ämmaka juurde. Mul on täna 8+5. Ehk siis 8 nädalat ja 5 päeva rasedust. Ja ma olen terve hommiku oma mahlu välja oksendanud. Isegi nagu, mul isegi pole seal maos midagi muud, mida välja oksendada, nii et kollast vedelikku siis terve hommik. Läksin pissile, tundsin kohe tuleb okse. Tuligi, läksin duši alla,
tundsin kohe tuleb oksa, läksin põlvili, oksendasingi. Ma kirjutasin tegelikult eile ämmakale, et mulle need iiveldusvastased ohud välja kirjutatakse, aga ta ei ole ikka veel seda teinud. Ja kõigile tipuks on mul kodus 11,5-kuune Marta, kes vajab hoolitsemist, nii et täitsa lõpp. Siuke tunne, et kohe tuleb uuesti. Aga ma pärast pea midagi sööma enne, muidu mul lihtsalt ei ole midagi välja kettida. Ma lõpuks panin ennast esikohale ja ei mõelnud, et mis mina ja mis ma nüüd hakkan ja ehk siis ma kutsusin endale kiirabi. Mul on nii hea meel, et nad tulid, 3 väga toredat, muhedat meesterahvast ja ma sain siis tagumikku süsti, iiveldusvastase. See peaks nüüd siin poole tunni jooksul mõjuma hakkama ja siis kõik gaasilised joogid on out, ehk siis ma ei saa oma mullivett ka juua. Piimatooted on keelatud. Saaks ta mängida või? Tšau, Marta! Tšau! Tšau, musu! Jah, emme paneb sulle klahvi tööle, tahad või? Joo, mängi. Mul on jah alati nagu, kui on vaja kutsuda kiirabi, no ma teen seda harva on ja aga alati on mingid veidrad süümekad, et et mul ei ole ju nii hull ja kellegi kuskil on hullem ja. Aga tead, see on minu inimõigus ja kui mul on ikka nii halb olla, et mitte öelda, siis mul on õigus kutsuda inimesed, kes oskavad aidata ja jah, nad vaatasid kõik veresuhkru näidud, vererõhu, palaviku, kõik vaatasid üle või temperatuuri siis, ei ole palaviku, et kõik on ok, aga lihtsalt see iiveldus on nagu nii räme, et ma loodan, et see süst nüüd aitab mind ja ma ostan täna kindlasti välja ka oma ravimid, iiveldusvastased ravimid ja ma loodan, nendest on abi, sest see on ikka nagu ebareaalne. Ma olen täna 4 korda oma maavedelikke full välja oksendan, nagu full kollast värvi lihtsalt sappi nagu. Ja mitte miski ei püsi sees, nii et jah. Ma olen vahepeal olnud väga kehv filmija, sest tegelikult mul on kõik olnud enam-vähem hästi. Tserukal toimib imeliselt ja mul väga enam ei iiveldagi või kui iiveldab, siis mõtlen ruttu ravimit, aga migreenid on küll võimendunud, aga seda oli ka natuke oodata. Igal juhul täna on 2. juuli, kell on 10 ja 10:30 on meil siis Oscar test ja me läheme sinna kogu perega, ehk siis Marta tuleb ka kaasa. Gonna be fun, aga tegelikult mul on ka natukene nagu närvis, sest kunagi ei tea enne seda, et kõik on hästi ja mul on 6 aega olnud vahet nüüd ämmakaga, ehk siis ma väga ootan, et meie tibukest näha ja tänase seisuga peaks siis olema 12+2. Seega väga elevil ja räägime siis, kui Oscaril on käidud. Ma olen olnud selle vlogiga väga kaootiline ja te olete väga tublikud, et ise lõpuni vastu pidanud. Nimelt, ma ei ole olnud väga järjepidev ja tegelikult see ei olnud ka kunagi seda vlogi alustades eesmärk. Eesmärk oli lihtsalt mingitel hetkedel, kui mul on meeles jäädvustada, teha mingeid klippe lihtsalt enda jaoks, et isegi kui sellest vlogi kokku ei tule, siis ma saan mingi päev nende tagasi vaadata. Aga meil läks Oscar test väga-väga hästi, kuigi mina kujutasin ette, et me lähme kogu perega, meil on üli fun, Marta näeb ka väikest beebit, aga reaalsus oli see, et Miku pidi lihtsalt terve uuringu aja olema Martaga kuskil lastenurgas, nagu koridori peal, sest Marta hakkas täiega jaurama seal sees. Esiteks arst pidi mul 3 korda vererõhku mõõtma, sest mul oli see mingi 150 ja arst oli mingi, et kas see on teie puhul tavaline ja ma olin mingi ei, kindlasti mitte, ma olin lihtsalt nii närvis, sest et ma ei olnud ju 6 aega tegelikult midagi kuulnud, näinud, sa ei tunne ju nii vara veel nagu beebi liigutusi ka, eks ma mingid mulksumisi ikka olen tundnud, aga selliseid päris liigutusi ei ole tundnud ja see paratamatult tekitab hirmu, et kas tal ikka süda lööb ja kas tal on kõik hästi. Aga õnneks pärast 3 vererõhu mõõtmiskatset siis vererõhk ikkagi alanes kuskil 130 peale ja siis saimegi näha ekraanilt väikest beebikest ja
seekord oli siis kõhu pealt juba see vaatamine, et kui esimene kord ämmaka juures, või minul oli siis 2 korda, on ju, kuna ta oli alguses 2 nädalat väiksem, või arvutuste järgi siis on nagu vaginaalselt see nii-öelda vaatamine, aga nüüd siis oli kõhu pealt ja see oli nii äge. Ta täiega möllas seal nagu Marta, kui ta oli mul kõhus ja mul oli lihtsalt nii suur pingelangus. Selles mõttes muidugi ma ei stressanud iga päev, ma ikkagi usaldan nagu Jumalat ja olen mingi ma tean, et kõik on hästi, aga tegelikult ei tea, sest et mul ei ole mingeid võimalusi nagu kontrollida seda, aga jah, õnneks beebiga on kõik hästi. Mul on siis hetkel käimas kas varsti juba 14. nädal äkki või? Ma ütlen ausalt, ma olen selle raseduse jälgimisega nagu väga laisk olnud, et kuna Marta oli ju esimene rasedus mul üldse, siis ma lugesin igast äppidest, et mis ta nüüd sel nädalal valmis on saanud ja mis organid nüüd on valminud ja kui suur ta juba on. Aga selle teise beebiga ma siis nüüd tõmbasin selle suunäppi või värskendasin ära seal äkki mingi 9. nädalal, kui sedagi. Et ei ole nagu üldse jälginud niimoodi nagu Martaga oli, aga see on vist suht siuke loomulik ka, et tegelikult pole lihtsalt nagu aega selleks ja ei jõua nii väga ennast ka üle mõelda. Nii et jah, Oskaris läks hästi ja siis augusti alguses on mul ämmaka visiit ja augusti lõpus on meil siis juba see 20. nädala lootanatoomi ultraheli ja appikene, see on ju juba varsti. Ja 20 nädalaga on ju pool rasedust läbi ka. Aga üks huvitav asi on see, et mind saadeti ka glükoositaluvustestile, sest kuna mul Martaga oli rasedusdebeet, siis suure tõenäosusega arvati juba, et on ka uue beebiga ja teate mis, neil oli tulinõigus, ehk siis mu tühja kõhu veresuhkur ehk esimene asi, mida nad mõõtsid, oli natukene üle normi ja piisab juba sellest 0,1 mollist ja nad kirjutaksid välja selle diagnoosi, et neil on lihtsam ja mõistlikum jälgida ja alustada ravi kui see, et nagu et pole hullu ja siis tegelikult nagu ei tegeletagi vaata ravimisega ja siis on midagi pekkis. Seega mul on jälle rasedusdebeet. Äge, sain jälle seda rõvedat vedelikku juua ja peaaegu kettima hakata, aga õnneks ei hakanud. Ja minu arust see on nagu, see on alati nii awkward, sa lähed sinna. Mulle öeldi, et ma ei pea minema registratuuri. Ma olin mingi, davai, fine. Lähen siis sinna teisele korrusele ära. Siis mu lemmik ämmaemand tuleb vastu mingi tere, nagu registratuuris käisite, ma ütlesin ei. Ma ütlesin, ma võin nagu käia, et kui vaja on. Ei me siis teeme ise, vaatame, kas me saame teha ja siis seal on 6 tooli, tugitooli, kliinikumist räägin on ju. Siis lähen sinna ukse juurde ja siis ämmaks on nagu, et see oli nagu 4 naist. Ta oli mingi, kas sinna on veel ruumi või? 2 tugitooli olid vabad nagu. Ma mingi okei. Et väga nagu huvitav, aga mul ei olnud temaga see sünnituseelses ka nagu väga toredaid kokkupuuteid, nii et ootused olid väga madalal, ütleme nii. Aga jah, ja siis sa oled seal üle 2 tunni full vaikuses, mingid telekat, raadiot, midagi ei käi, sa oled lihtsalt nagu, seekord ma olin 4 tundmatuga, siis muidu on seal kokku ju 6 inimest. Lihtsalt istud seal vaikuses, sa oled mingi et eelmine kord mul olid või üle-eelmine juba või? Jah, siis ma ei olnud veel rase. Ma olen vist käinud äkki 3-4 korda seda testi tegemas, et selles mõttes ei ole nagu minu jaoks midagi uut, aga jah, ühel korral mul on olnud nagu toredad naisterahvad seal ka, kellega ma lihtsalt nagu jutustanud ja muljetanud. Nii et siuke update ka siis diabeedik siinpool. Aga seda natuke oli nagu arvata ka. Ma lihtsalt nii väga loodan, et mul ei tule esile kutsumist jälle, sest et see oli väga traumeeriv. Väga loodaks, et beebi tahab seekord nagu ise natuke võib-olla varem tulla, aga vaatame. Hetkel mul on siis tähtaeg jaanuari alguses ja ma ei taha kindlat kuupäeva öelda, sest tegelikult see on nagu muutunud siin ka vahepeal ja teil ei ole selle infoga tegelikult nagu midagi teha, et mis te siis teete, tulete passita mu Instad, et äkki ta on passitanud, et ma niikuinii praegu suht vaikne olnud Instagramis nagu väga palju tagasi tõmmanud, sest ma ei tea, kuidagi nagu ei taha jagada, aga see ilmselt on lihtsalt mingi faas. Okei, mul üldse ikka see nurk ei meeldi tegelikult, kus ma just filmisin. Nii lämme lõualutt tekib, aga ma ise hull vaata rääksin, et ma räägin teile algusest peale ja ma kajastan algusest peale, aga tegelikult meil on vaja üks asi ära klaarida. Tegelikult kõige alguses, kust see kõik teekond üldse alguse sai, oli see, kui ma läksin emakakaela vähisõeluuringule ja sealne arst siis küsis, et ta oli vist ämmaemand. Vist, ma ei tea, aga tema ei saanud mulle seda läbivaatust teha, nii et äkki tema ei olnud siis naistearst, minust oli ämmaemand. Ta küsis, et kuidas mul see sünnitusjärgne kontroll läks. Ma ütlesin, et nagu hästi, aga läbivaatust ei tehtud. Et oli mingi, mida? Et ma panin nagu esimese aja põhimõtteliselt nagu ämmaka juurde, kes vaba oli, et seal ära käia, et nagu titi-mitti, et need kõik teevad ilmselt samamoodi. Tuleb välja, et ei tee. Ehk siis millegipärast mulle ei tehtud läbivaatust, kuigi mul oli
keiser ja no niikuinii tuleb teha, aga tõsigi nagu arm ei vaatanud mitte midagi. Aga mis ta tegi, oli see, et ta rääkis mulle mingi pool tundi lihtsalt rasestumisvastastest vahenditest ja proovis mulle mingit spiraali nagu pähe määrida, nii ma ei soovi, nagu aitäh, aga ei soovi. Ta mingi, okei, aga meil on siin erinevaid nagu neid variante. Ma mingi, ma ei soovi jätkuvalt seda spiraali, nagu ei aitäh. Ja siis andis ma mingi voldiku kaasa ja no lihtsalt enamus ajast rääkis nagu sellest, et kuidas mitte uuesti rasedaks jääda. Ja ma mingi, jah, suur tänu. Ja ühesõnaga siis selle emakaga üle vähi sõeluuringul, see oli kas veebruari lõpp või märtsi algus, midagi sellist. See emakas on nagu, mis asja? Teid ei ole üldse läbi vaadatud või? Ma ütlesin ei. Ja siis ta saatis mind naistearsti juurde, kes tegeleb ka viljatusega ja ma olen juba käinud tegelikult, kui ma esimese rasedusega natuke hädas olin, siis ma käisin ka tema juures, mul lihtsalt ei meenu, ma panen siia selle nime, mul on muidu see nimi nagu pea sisse kulunud, aga lihtsalt praegult ei meenu. Tookord käisin siis ühel visiidil tema vastuvõtul ja rohkem polnud vaja, tema kirjutas mulle letrosooli siis tookord välja, mida ma ei pidanudki võtma hakkama, sest ma juba jäin rasedaks. Igal juhul läksin siis märtsis doktori juurde ja tema tegi mulle selle läbivaatus, ütles, et temakas on ilusti taastunud, et kollaskeha on ilusti olemas ja volutaarne tsükkel on taastunud, et selles mõttes nagu kõik eeldused võiks olemas olla, et mu keha võiks teada, mis ta peab tegema, et ma võiks tegelikult jääda ise rasedaks, mul ilmselt pole vaja metformiini ja siis ma olin mingi okei, aga noh, et kuna ma veits kartsin, et ma ikkagi ei jää ise, et Martaga ma võtsin ju 4 päeva metformiini ja siis ma jäin rasedaks, et äkki mul ikkagi on vaja ja noh, meie plaan oligi ju tegelikult väikse vahega lapsed, ehk siis sellepärast me ka 7. kuul selle imetamise lõpetasime. Ma ei tea, palju ma siin vlogis sellest rääkinud olen, ma lihtsalt igaks juhus kordan üle. Ja ma panin aja veel ühe arsti juurde. See oli siis, kui ma läksin Tartu asemel Elvasse, sest et seal oli Elva haigla kirjas, mis tegelikult tegi vastuvõtt hoopis Tartus too päev. Järgmine päev oli Elvas vastuvõtt, no mingi täiega segadus nagu. Ja siis too sama päev, ma olin mingi okei, väga vabandan, aga kas ma saaks siis õhtuks 16.30 panna aja selle sama arsti juurde, sama päev nagu Tartus. Ja siis aeg lihtsalt canceldati ära, et arst vist ei tahtnud nii hilja või ämmakas ei tahtnud vist nii hilja vastuvõttu teha või midagi. Ma mingi, suht nice, kui saad nagu ise otsustada. Siis ma ei läinud tema juurde ja siis ma mõtlesin, et okei, ma kirjutan siis Anne Kirsile. Ja seda ma vist rääkisin, et tema ei tee praegu vastuvõtte ja ta suunas mind siis doktor Pille Vaasi juurde. Ja sealt te juba teate, et tema kirjutas mulle metformiini välja. See oli siis niimoodi, et reedene päev, siis laupäeval ma võtsin 1 metformiini hommikul, 1 õhtul. Seda ma teadsin, ma nagu saan teha. Ja siis pühapäeval ma tegin testi, sest et mul olid päevad hiljaks jäänud. Et ma olin siis tegelikult juba rase, mul ei olnudki vaja metformiini seekord. Eks põhimõtteliselt jah, 2 kuuga meil õnnestus. Ja see on tõesti nagu mega jumalime. Ma olen lihtsalt mingi vau. Et teades oma keha, teades kõiki neid mingid diagnoose, mis tal on ja, või noh, PCOS siis peamiselt, siis minu jaoks on väga-väga suur ime, et ma jäin niimoodi rasedaks, et mul ei olnud vaja tegelikult nagu meditsiinilist sekkumist. Appikene on nii kaua siin jäppi, mul see põhk otsa juba. Tulin emale kooki tooma, tegin täna Pavlovat. Meil käisid just kodugrupp käis külas, saime hostida. Ühesõnaga seekord on mingeid reaktsioone ei filmid, siis tegelikult nagu kõik suht perest teadsid, et me tahame väikse vahega saada, et see on nagu mega šokk neile, aga Mare vist sai kõige varem teada pärast esimest visiiti, siis kui beebi oli tegelikult mingi 6 nädalan alles, aga ühesõnaga jah, ja siis järjest rääkisimegi mu õele, emale ja siis meie sõpradele ka, või noh, Miku perele muidugi ka ja siis nagu laiema ringile ka. Igal juhul ma olen väga elevil. Me ise arvame, et ilmselt tuleb tüdruk. Ma ei tea, kuidagi siuke tunnetus on, aga pole kindel. Ja tegelikult ju lõpuks vahet ei olegi, et kumb on siis poiss või tüdruk, aga igal juhul väga elevil oleme ja mul on tegelikult väga hästi. Lihtsalt kui ma teen päeval uinakuid, siis sealt ärgates mul on süda mega paha ja siis ma võtan kindlalt tserukali ja mul on nii hea meel, et see toimib mul, kuigi väga paljudel kahjuks ei tee mitte midagi, siis mul toimib nagu võluväel, seega väga tänulik selle eest. Ja no migreenid ikka on, migreenid on nagu võimendunud ka, aga pole veel midagi hullu. Ja jah, ma pigem nagu ei viitsi vinguda, et tegelikult ei ole vaja mulle nagu kaasa tunda ka, et nagu idiis või idiis ja on palju hullemaid asju siin elus, mida teha, kui ma ei tea endale kintsu insuliinisüstid on ja, et see ei ole nagu kõige hullem asi ja seda ma tegin tegelikult Martaga alles lõpus ja jah, selles mõttes mööda külgi maha ei jookse see toitumise jälgimine ja magusate jookide piiramine ja niimoodi. Seega ma ütleks mul väga hästi. Esimene trimester on läinud kenasti. Esimesed nädalad sain iiveldada räigelt, jooksendada ja siis lõpetasin kangelase mängimise ja lasin tserukali välja kirjutada, nagu te teate. Ma ei tea, miks ma Martat oodates seda ei teinud. Palju lihtsamaks olnud. Nii et igal juhul täiega tänks, et elate kaasa ja see on nii kuidagi julgustav ja tore ja nunnu. Nii et näeme täiega juba
Inglismaa vlogis, mis tuleb siis pärast seda välja. Tšau!